Nii, aga siis Kilingi-Nõmme koha pealt, et kõigepealt siis palume, et vallavanem Külli Karu ja siis vallavolikogu esimees Heiko Tammist tulevad, räägivad meile veidikene sellest, et mida vald ise arvab, Saarde siis kuhu suunda nad tahaksid, et see Kilingi-Nõmme keskosa siis areneks ja pärast siis Ülle-Maiste räägib siis täpsemalt võistlustingimustest. Olge head! Ja aitäh kõigepealt kõigile kohale tulnutele ja kes pärast siis seda salvestust edasi vaatavad. Ma alustaks seda sissejuhatust nüüd siis Üllele sihukeste sõnadega, et kas te teate üldse, kus Kilingi-Nõmme on? Ma räägin teile. Kilingi-Nõmme on täpselt Viljandi ja Pärnu vahepeal ja Saarde vallas. Ja mis on nagu see kõige suurem eesmärk nüüd selle võistlusülesande osas, mis minul on ja kogu vallal on siis see, et kui meie räägime Saarde vallas, siis Narva Peetri platsist, siis narvakad räägivad Kilingi-Nõmme keskväljakust tulevikus. Kindlasti ei saa ära unustada, et Kilingi-Nõmme on olnud metsapealinn. Meil on hästi suur kõrgaljastus linnas. See plats, millest me räägime, tegelikult on olnud juba eelmise sajandi algusest keskväljak kui turuplats. Seal on ka praegu veel püsti sellest ajast veevõtukoht või siuke pumbamaja, mida tahaks säilitada. Veel on kesklinna väljakul meil maa-alune kalmistu. See on siis Rootsi invasiooni ajast või Rootsi sõjaajast. Mis on meil nagu põhimure on see, et meil on hästi palju võimalusi seal alal, millest Ülle pärast meile räägib, aga meil on nad kuidagi ajali ja nüüd on nagu suur soov see, et me need kuidagi üheks kokku liidaks. Et siit on väga hästi näha, et selle sinisega samasugune jaoks. Et see keskväljak, millest me räägime, on tegelikult siin sinisega märgitud. Mida ta võiks siis ära siduda, on siis seesama keskväljaku juures on siis vallamaja. Vallamaja ees on ka bussijaam, kus on väike purskkaev ja keskväljak on siis siin see suuremalt. Keskväljakul on siis keskel on see pumbajaam, kus võeti siis vett. Siin on väike maa-alune kalmistu ja mis ühendab ja seda keskväljakut ühendab siis sellise mõnusa puhkamisalaga Järvistu, et sealt saab liikuda. Samas on meil Vabadussõja ausammas on kohe keskplatsi ja bussijaama vahetus läheduses ja siis on meil suveaed, kus toimuvad siis suuremad kontsertid. Kõik teavad ju Schillingi festivali. Mis soov on siis? Soov on siis kõik need ära ühendada. Millised on märksõnad? Märksõnad on võib-olla Kilingi-Nõmme sümbol kui seen. Kilingi-Nõmme selline soov oleks siis metsapealinnana, et oleks jõulupuu, mis ei oleks iga aasta kohale toodav, vaid võiks olla koha peal. Ja kuna meil tänane olukord on Pärnu tänava osast on hästi lai, siis me olemegi pikendanud selle võistlusala nagu mööda Pärnu tänavat, et sinna saaks, see on nüüd teil endal välja pakkuda, et me Narvas ka kõne alla saaksime või ära märgitud saaksime, et siia saaks nüüd parkimiskohad ja võib-olla siis selle kõnnitee või selle kergliiklustee ära märkida. Eraldi, et mõnegi võib-olla mul on kogu aeg täis saanud, vallavanem tahab võib-olla kaasa rääkida, siis on juba Üllel sinu kord. Ma tahaks ainult seda täpsustada, et mida ma kõige rohkem nagu kardan või mis selle kõige käigus on esile tulnud, on kohalike elanike ootus sellele platsile või väljakule siis. Et kõigepealt me alustasime sellest, et kohalikud elanikud läksid väga käima sellega, et milline on üldse Kilingi-Nõmme keskväljak. Sest et seda väljakut kui sellist seal otseselt nagu ei ole ja siis see tekitas inimestes palju diskussiooni
ja mingi ikka väga suurtesse äärmustesse, et Eiko käsitles siin praegu keskväljakuna seda pargiala, et see on tegelikult praegu keskpark. Et see väljak kui selline ongi selline lahendamist vajav küsimus tegelikult, et millisest sellest punktist täpselt see väljak seal tuleb. Ja siis üks oluline teema, millega Eiko ka alustas, on see, et me oleme metsapealinn olnud ja Kilingi-Nõmme inimesed, Saarde-Valla inimesed, olgem ausad, nagu defineerivadki minu meelest Saardet sellena, et me oleme hästi metsarikas ja olemegi, meil on 72% on metsamaad valla territooriumist, et see on hästi suur teema ja seda tuleks kindlasti võistluse käigus nagu meeles pidada, et me oleme dendroloogia tellinud sellele võistlusalale ja me oleme tegelikult paika pannud need väärtuslikud puud, mis peaksid jääma. Ja me oleme nõus mingis osas ka kindlasti nendest, mis on väheväärtuslikud, loobuma, aga kindlasti kõikide elanike suurim hirm on see, et kui tekib mingi nii-öelda kiviväljak, et seda me kindlasti tahaksime võistluse käigus, et välditakse igati kui võimalik. Et seda positiivsemalt, ma arvan, on inimesed meelestatud selle uue väljaku osas ja seda lihtsam on meil kõike seda ka volikogus nii-öelda ühel hetkel läbi viia. Aga ma arvan, et Üllel ongi vast kõige täpsem nägemus sellest, et kus, mis ja nii edasi, et ma arvan, et anname Üllele sõna. Aitäh teile sissejuhatuse eest, päris palju asju sai juba räägitud, mõni asi päris ei vasta tõele, siis võistlusülesandes on natuke teistmoodi ja siin selle skeemi peal ma tahtsin rõhutada, et varem oli Kilingi-Nõmme selline linn, kus kohast läks läbi Viljandi, Pärnu ja Valga-Pärnu tee ja kuni aastani 2003. Ma korra küsin Ingrid käest, et see siis siit ja siis see linna olemus oli hoopis teine. Aastal 2003 ehitati ümbersõit ja nüüd kõik autod sõidavad sealt ümber. Ja kui mina neid võistlusülesannet kirjutasin, siis mul korra õnnestus ööbida Kilingi-Nõmmes ja ma käisin õhtul poes, ei mäleta, kas see oli kell 8 või 9 ja linna peal olid 3 viimast inimest, kes olid poes, nii et kui me tulime sealt poest välja, siis pärast neid linn oli tühi ja hommikul samamoodi, kui ma läksin vallavalitsusse koosolekule kell hästi vara oli see kas kell 8, siis ma olin ka peaaegu esimene inimene linnas või umbes 3, et seal on selline hästi vaikne ja hästi mõnus õhkkond. Aga päeval on see olukord hoopis teine muidugi, päeval on seal sagimist ja tegemisi hästi palju. Ja siin on ka see endise raudtee rohekoridor, aastani 1996 läks sealt läbi reisirong, tulevikus tuleb Rail Baltic, aga kaugemale, nii et see ei puutu Kilingi-Nõmmesse. Ja siin on jah see võistlusala, millest siis vallavalitsuse esindajad juba rääkisid. Paar sõna sellest ajaloost ka, et Kilingi-Nõmme on oma nime saanud Kilingi saksa keeles Kurkundi mõisa ja mõisamaadel asunud Nõmme kõrtsi järgi. Mõisa omanikud olid Schillingid, kelle järgi sai hiljem siis nime see festival, mis kahjuks enam ei toimu. Nende käes oli siis mõis umbes 100 aastat alates 1938. Ja siin pildi peal on siis Kilingi-Nõmme turupäev ja siis see põhitegevus toimubki siis selle tänase haljasala peal Kilingi-Nõmme keskpargis. Ja see vaade on umbes tänase Konsumi koha pealt. Siin on siis Nõmme kõrts 30-ndatel. Kilingi-Nõmme arengut soodustas raudtee tulek. Enne seda suurimaks ettevõtteks oli linafabrik. Sõja järel taganevad Punaarmee väeosad põletasid hulga olulisi hooneid. Raeveski linafabriku Kiriku tänav, mis läheb diagonaalselt läbi selle keskpargi. Selle Kiriku tänava ääres asus palju ärisid, need põletati, samuti Vabadussõja monument hävitati, mis on tänaseks taastatud algsel kujul originaali järgi. Ja see on siin võistlusala.
ongi siis jupp Pärnu maanteed, mis algab Soo tänavast, põhimõtteliselt see osa, kus on haljastus puudub tänava lõunaküljel ja kuni siis sellise väikse parkimistaskuni seal Pärnu poole otsas on, hõlmab siis seda kesklinna haljasala, bussijaama, siin on B-ga bussijaama hoone taga peidus on vallavalitsus, number 2 on Vabadussõja monumendi park ja selle taga peidus on siis suvelava. Number 3-ga on tähistatud praegu see koht, kus praegu turg toimub, mis kuulub tarbijate ühistule ja siin vastas Konsumi hoone. Turu kõrval üks pooleli jäänud maja, millest me pärast ka natukene pilti vaatame. Toimus kaasamisüritus, mis oli üle ootuste menukas. Üle ootuste selles mõttes, et vallas just enne seda arhitektuurivõistluse alustamist oli Saarde valla üldplaneeringu tegemine ja siis seal planeeringu arutelul käis 3 inimest, aga meil siis õnnestus kokku saada. Siin on praegu nad alles veel kogunevad, et siin on, ma arvan, võib-olla 1/3 sellest rahvast, et seal oli ikka hästi kõvasti, kus 40 inimest kindlasti, nii et meil oli alguses plaan, et me kõnnime selle ala läbi ja siis jääme seisma ja räägime, aga seal lõpuks läks töögruppidesse ja siis me istusime pärast lauluväljakul tükk aega ja siis ühekaupa siis igaüks sai öelda ja hästi palju oli inimestel öelda. Ja ongi jah, üks põhiteema nagu Külli mainis ka on see haljastus. Keegi ei taha, et juhtuks nii, nagu juhtus Võrus näiteks. Ma pärast räägin sellest ka, ma arvan, seda juhtu meil ei ole kindlasti. Ja ka hästi palju kõneainet ja pärast ka Pärnu Postimehe artiklis oli see pooleli jäänud ehitus, mis asub erakinnistul ja mille omanikud tegelevad teemaga. Ja siis me seal korjasimegi, et mis on inimeste jaoks probleemid, mis on väärtused, mis on tegevused, mis on sümbolid. Et nende loetelu on seal võistlusülesande lõpus ja nendega ma siis soovitan tutvuda. Ja sümbolitest ka korraks oli juttu juba, ongi kõige metsas on vald ja hästi nostalgiline sümbolelement on see seen. On seal igasugu erinevaid seenemõtteid. Üritustest laadapäevad. Need on hetkel toimuvad kesklinna haljasalal. On olnud lauluväljakul. Jaanituli on lauluväljakul ehk suvelaval. Erinevaid spordiüritusi on kesklinna pargis. Näiteks triatloni start, finiš, maijooks, lamades surumise võistlus. Mulle tundub, et see kohalik spordiaktivist on seal hästi aktiivne, et tema ettepanekud on ka seal võistlusülesandis sees, et ta tahaks veel ja veel erinevaid asju tuua sinna linna keskele, mis on hästi positiivne. Ja ongi ajalooliselt on hästi palju tuntust toonud Kilingi-Nõmmele Schillingi festival ja pungifestival, millest mina isiklikult ei olnud kuulnud. Saarde valla üldplaneering on käimas. Ma saan aru, et see on jäänud seisma tuulikute teema tõttu. Ja seda on võimalik, kui nüüd näiteks vajadus tekib natukene veel suunata vastavalt sellele võistluse tulemusele. Siin on hästi tore rohevõrgustik, ravijärved, mis tegelikult sellest kesklinna pargist jäävad hästi lähedale ja see, et sinna sattuda on natuke selline ettevõtmine, et kui sa juba seal oled, et see tasub kindlasti ära, et on tõesti lähedal ja hästi kihvt valgustatud rajadamisele ja see on väga selline lühike ja mõnus jalutuskäik ja veel erinevaid pikemaid ringe. Ka üldplaneeringu eelnõust see, mida siis arvatakse, et võiks olla see esinduslik linnakeskus, siit praegu on jäänud välja see haljasala. Ja siis peatänav, et meie mahust on see siis natuke lühemalt kuskil siiamaani. Ja miljööväärtuslikud alad on samuti seal eelnõus ära määratud. Ja siis siin ongi see C-ga on siis tähistatud üldplaneeringu eelnõus keskuse ala ja HM-iga on siis
haljas ala ja miskipärast keskväljaku sõna on hoopis kirjutatud siia bussijaama juurde, mis ajas mind alguses korralikult segadusse, et vallavalitsus räägib pigem sellest alast, mina mõtlesin, et see on see ja on veel teisi erinevaid mõtteid sellele teemale. Aga et kui nüüd tuleb ettepanekuid, kus see keskväljak siis võiks olla, et see üldplaneering on tegemisel ja see ei ole kivisse raiutud, nii et neid tähti on siit võimalik muuta ja neid alasid. Ja meie võistlusalal asub maa-alune kalmistu keskväljaku idaservas ja see tegelikult ongi kohalikele võib-olla see garantii, et muinsuskaitse ütleb, et selles pargi osas, nii sellel kalmistul kui selle kalmistu kontaktalal tuleks säilitada pargilik miljöö, et seal võib lisada väikevorme, pinke, väiksemaid asju, aga põhimõtteliselt need puud seal peaks suuremas osas säilima. Et vähemalt see pargi osa peaks jääma selline pigem pargilik see kalmistu ümbrus. Ja teine mälestis, mille kontaktvööndis me oleme, on tuletõrje depoo, mis tõenäoliselt meile olulisi piiranguid ei sea, et see on see vaadeldavus peab säilima. Ja siin kalmistu keskel on üks väärtuslik puu, mis on kunagi istutatud Rootsi kuninga poolt hästi ammu, millest on põhimõtteliselt järelt selline tüügas, kaitsealune puu tuleb kindlasti säilitada. Võistluse eesmärk, atraktiivne, terviklik, aktiivne linnakeskus, lähendada keskväljak, leida asukoht, siduda Pärnu tänavaga vallamaja ja lauluväljak. Kuna ta asub Viljandi ja Pärnu vahel, siis mina ise olles Viljandist pärit ja mu tädi on Pärnus, ma olen hästi palju käinud lapsena Kilingi-Nõmmelt läbi. Ma teadsin, et see laululava seal kuskil on, aga ma ei olnud teda enne näinud, kui ma nüüd tulin seda ülesannet tegema. Tegelikult on hästi seal lähedale. Et kuidagi neid ühendusi paremaks teha. Alakasutatud ruumi on, näiteks siin bussijaama taga, bussijaama ise on selline natuke laiali valguv kasutamata, et seda alakasutatud ruumi aktiveerida ja kergliiklejatele elu mugavamaks teha. Ja siis vaatame osade kaupa korra veel, ma ei tea, kas ma räägin liiga pikalt, ei jää veel tukkumagi. Et eeldame, et liikumiskiirus Pärnu tänaval on 30 kilomeetrit tunnis tulevikus, mis ma unustasin veel öelda, et me küll suunasime ümber selle liikluse, mis tuleb Pärnust ja Valgast, aga Lõuna-Lätist tulevad raskeveokid ikkagi endiselt läbivad Kilingi-Nõmme linnakeskust, nad ei taha minna sealt natukene Kaarega, mis on võib-olla veitsa pikema, et praegu meil sõidavad sealt keskelt läbi ja see on kohalike jaoks probleem. Ja ei ole vajadust eraldi rattateede järgi, et ratas ja jalakäija võivad liikuda koos. Tuleks lisada haljastust tänava mõlemale serva. Konsum tahab ikka, et tema maja ette jääks parkimine. Aga see kindlasti tuleks ümber lahendada ja niimoodi mõtestada. Ja siis selle ala lõpus on selline tasku, kuhu siis tuleks lahendada 2 bussi parkimiskohad ja pakendikonteinerid, mis hetkel siis asuvad siin selle mitte valmis saanud hoone ees Konsumi vastas. Keskväljak on toodud 3 asukohta, kus ta võiks siis olla, kas ta on siis selle kesklinna haljasala osa, kas ta on siis siin selle bussijaama juures, kas ta on siin selle Konsumi ja kaubamaja ees kuskile, või võistleja võib ise valida selle asukoha. See ei ole selle ülesandega paika pandud, see on jäetud lahtiseks, kui on paremaid pakkumisi, siis kõik on väga teretulnud. Siin on rahva ootused. Kindlasti peaks jääma alles need tegevused, mis on praegu, need spordiga seotud üritused, laat, turvid võiks liikuda keskväljakule. Aga siin on täitsa need rahva suust tulnud sõnad, lihtsalt inspiratsiooniks.
ja siin ongi see spordiürituste teema, et tänavakorvpall, täpselt need soovid, mis seal kõik võiks olla. Et kui võimalik, siis palun arvestage, ma saan aru, et on kohalik aktivist, kes on valmis seda eest vedama, et seal toimuks kogu aeg midagi. Kesklinna park ja oluline on siis jah see, et on selle mälestise kaitsevööndis. Meil ei ole päris dendroloogia, meil on haljastuse hinnang, seal on see info kõik olemas, aga seal on niimoodi, et ei ole geoalusega seotud. Need ringid on kõik ühte värvi kaardi peale ja ühe suurusega. Siin nüüd joonistasin eri värvidega esimese ja teise väärtusklassi puud, reaalse see info on kõik seal tabelites olemas, aga see lihtsalt ma ei tea, kas mina jõuan selle ümber töötada nagu vähemalt see esimene ja teine klass, et selle tegelikult me leppisime ka seal rahvakoosolekul kokku, et me minimaalselt säilitame esimese ja teise väärtusklassi puud, võimalus on 3. klassi ja et need mina tahaks tegelikult, et oleks, meil geoalus peaks ka kohe valmis saama, et need tegelikult võiks kanda sinna geoalusele, et arhitekti tööd vähendada, ma loodan, et see saab tehtud. Aga siin selle kesklinna pargi osas ma lihtsalt enda jaoks tahtsin näha, et mis see olukord on, et siin ongi natuke seda esimest klassi siin kalmistu osas ja teist klassi on siin täpselt nii palju nagu siin kaardi peale. Üks teema on siin, et siin on erakinnistu, keset seda kesklinna haljasala, see on ajalooline pumbamaja, peab säilima ligipääs, aga midagi muud erilist ma arvan ei ole. Ei ole, mis endaga kaasa toob. Mänguväljak võiks jääda kuskile, kas siis oleneb, mis selle keskväljaku asukohaks saab. Ja ajalooliselt jah, on olnud selline rahvakogunemiste paik ja haljastati kas kuskil 60-ndatel. Bussijaam ja vallavalitsus on bussijaama taga, võiks paremini ühendada Pärnu tänavaga. Bussijaama hoone on antud hoonestusõigus 30 aastaks, kas Pärnumaa ühistranspordikeskusele. Oli mõte rahvaga koosolekul rääkides, et ruumi kasutuse poolest ei ole otstarbekas, et see bussijaam on nii taga, see buss sõidab sinna hästi palju, võtab see kõik ruumi ära. Samas lastel on turvaline seal bussi oodata ja kuna see hoonestusõigus on antud, siis jääb nii, et see bussijaama hoone jääb siia, see ala tuleks ringi planeerida, vajadus on 2 bussi parkimiskoha või peatumiskoha järgi, kui on vaja pikemalt peatuda, siis ta läheb sinna meie võistlusala lõpus olevasse suurde parklasse. Siin on purskkaev, mis tegelikult funktsionaalselt ei tööta, seda ei kasutata ja siin vahel on selline ala, mis kuidagi võib-olla vajaks ka ringi mõtestamist. Kas ma mäletan õigesti, et see jõulukuusk on kuskil ka? Jõulukuusk on selle purskkaevus asfaltplatsi peal. Tavaliselt pannakse siia. Ta on nagu siin. Selles asfalti sees on auk seal lihtsalt. Okei, kuskilt siis siin kaardi järgi. Jah, kuskilt seal on. Jah. Vabaduse monumendipark veidab enda taga siis seda suvelava. Siin kõrval on pargitanav. Selle monumendipargiga võib-olla väga palju tõenäoliselt ei saagi ringi teha midagi. See üks teema, mis kindlasti on jah, et seda vaadet võiks avada, et see ikkagi, ta võiks tegelikult pigem välja paista, oli ka rahva seisukoht, ma sain aru, et see siit võiks ära võtta. Ja aga kindlasti oluline väärtuslik detail, ma juhin tähelepanu, on siin need klittidega postid, et need võiks säilitada. Ja siin pargi tänava teema on see, et praegu on päästekomando selles pargi 4 hoones lauluväljaku servas. Perspektiivselt ta kolib ära, tulevikus pargi tänav võiks muutuda kergliiklejate tänavaks, aga senikaua, kuni see päästekomando seal on, jääb nii, et vähemalt päästeautod seal sõidavad ja hiljem siis selle päästekomando asemele peaks tulema muuseum ja siin on ka siis see väärtuslik Pritsi kuur seal vastas. Lauluväljak võiks, see lava ja istumised on hiljuti rekonstrueeritud, neil ei ole suuri ootusi, aga see ala terviklikult on selline eklektiline. Ma panin siia viimasel hetkel natuke pilte juurde, et selle võiks kuidagi ka ümber mõtestada
terviklikult lahendada, pakkuda lisafunktsioone, näiteks see maja on kunagi olnud toitlustushoone. Samas mul endal tekib küsimus, et mis see vajadus on, kas meil on vaja sinna mingisuguseid nagu asju või kes söömast ennast ei hakkaks keegi käima. Aga mis on oluline teema on see, et jaanituled toimuvad seal ja selle lõkkeplatsi ja lõkkeplatsi ümbruse peaks kindlasti lahendama selle võistluse käigus. Jah, kõik. Aitäh, Ülle. Mõned sellised võib-olla isegi ei oska öelda, kas küsimused, aga kommentaarid, et see oli nagu väga hea, et sa tõid selle võrdluse selle Võru keskväljakuga. Jah, tõepoolest see situatsioon on sarnane, et ka Võrus oli algselt haljas ala seal, kus siis täna on keskväljak. Siin on kunagi olnud ka keskväljak, nagu me teada saime siin ja kuhu on see haljas ala tekkinud. Et ilmselt jah, see Võru skeem siin ei tööta, et ilmselt need mõõtkavad on ka erinevad täiesti, et nii suurt sellist väljaku ala nagu siin kunagi olnud on, et tõenäoliselt ei vaja sellisel kujul. Aga küsimus on jah, üldiselt tõesti igal sellisel võistlusel see, et kui me mingisuguseid neid avalikke alasid siis kavandame, et see mastaabitunnetus ja see on enamasti ka tegelikult selline võtmeküsimus just kui me žüriis neid võistlejaid või võistlustöid omavahel võrdleme, et kes on sellisest mõõtkavast või mastaabist õieti aru saanud ja kes ei ole. Ja ka siin tegelikult on oluline ilmselt selle võistluse puhul see, et aru saada tegelikult, et kui suurt te tegelikult vajate selliseks avalikuks kasutuseks, et seda mitte üledimensioneerida ja samas ka mitte aladimensioneerida, et võib-olla olekski äkki teie poolt sellist kommentaari üldse, et palju teil vallas inimesi ja palju teil siin konkreetse Kilingi-Nõmmes neid inimesi on, kes sellistest avalikest üritustest osa võtavad, et see oleks võistlejatele võib-olla ka selline hea orientiir, et kui suurele hulgale me tegelikult seda avaliku ruumi projekteerime. Ja, aitäh. Tegelikult Kilingi-Nõmme linnas endas on suurusjärk 1500 inimest. Ja ega nad 1500 inimest tegelikult korraga kokku ei tule. Et tegelikult me võime rääkida siin ikkagi sellest samast turu või ütleme siis laadapäevadest, mis on nüüd keskväljakul toimumas, enne nüüd suveaias, nüüd on nüüd keskväljakul. Me räägime Saarde maakaitsepäevast, mis on kord aastas. Sealt tulevad ikkagi, ütleme, suurusjärk 1000 inimest on koos. Siis mis veel on tegelikult pointerid või kui nüüd vaadata veel neid sündmusi ja asju, et siis 3-4 aastat on vabatahtlikud teinud siia alale nüüd selle linna uisuväljaku. Et sellest küll juttu ei ole olnud, aga kuna meil on selliseid järvesid hästi palju, mis tegelikult on hästi suure läbijooksuga, siis uisuväljak on siin alal olnud. Mis puudutab spordivõistluses ajalooliselt on ümber selle sama platsi, number 1 on olnud nüüd maijooks alati. Et seal on kaasatud siis vallaettevõtted, koolid, lasteaiad, allasutused, kõik, et see on päris selline päris suur võistlus. Ja samas see sama triatlon, mis on nüüd 15 aastat olnud, et siin on ka nüüd üle-eestiliselt päris palju rahvast, ka umbes ma arvan mingi 500-600 inimesega. Ja see sama stardiplats on siis siin ja võistlus toimub siis siit Kiriku tänavalt ja siit ümber selle võistlusala ja läheb siis siit Pärnu tänavalt mööda edasi. Ehk et see sama mõte oli, et see Pärnu tänaval see parkimisala, et kui need inimesed hakkavad kogunema, et oleks võimalik nagu siia parkida. Mis veel? Ega sellist ja Kuuse asukoht on siis siin selle asfaltplatsi peal bussijaama juures.
et igapäevaselt jah, Kilingi-Nõmmes 1500 elanikku, vallas üldse kokku 4200-300 ja nagu Ülle ütles, siis päeval toimub elu, nädal õhtuti, hommikuti on suht vaike elu. Et tahaks seda nagu murda, et tekiksid sellised atraktiivsed piirkonnad, kus toimutada. Aitäh! Aitäh ja võib-olla veel äkki, mis võistlejal võiks aidata, on äkki see, et ettevõtluse koha pealt, et mis sellised elujõulisemad firmad siin on, millega siin üldse tegeletakse, mis siis kohalikele tööd pakub? Jaa, sa mõtled nüüd seda kesklinna piirkond? No ja ma näen, siin on mingi tööstus, siin on jah, et mis on nagu teie sellised kaubamärgid? Jah, meie kaubamärgid on siis endine Maapanga hoone, mis on nüüd eraomandis, kus on siis sees üks söögikoht. See on nüüd eraomand, ma arvan, et ta teeb seal korda. Siis on, siin on siis endine tarbijate kooperatiivihoone, kus on siis söögikoht sees. Täies ulatuses, üleval on siis elamispinnad ja siis selline suurem ala, mis on siis Coop-kauplus koos oma siis kontorihoonetega ja need siin on siis eramajad. Ja millest lisan korra, et Krossi kauplus tuleb ka Coopist üle tee, et selles mõttes arenguid on. Ja Krossi kauplus tuleb nüüd siia üles, millest Ülle rääkis, see sama bussiparkla. Et siia peaks tulema nüüd Krossi kauplus. Mis siin see all suurem ala on, see on nüüd see endine linakombinaat, mis täna on täiesti jõude, seisab, seal ei toimu mitte midagi, aga ta jääb iseenesest nagu sellest võistlusalast välja ja sellest linnapildist välja. Ja mis veel, siin tagapool on gümnaasium oma spordihoonet, see on Kilingi-Nõmme linnas puu spordihoone, et seal käib tegevus. Ja ega meil rohkem selliseid ei olegi, et mida äkki ma ei tule kohe meelde, et äkki küll. Jah, niimoodi siin selle võistlusala äärde küll ei ole jäävad, et meil väga tööstust kui sellist ei ole ja need vähesed, mis on kõik väljapool, et Nõmme elu nad väga ei mõjuta. Aga ma tahtsin seda öelda veel, et Ülle mainis enne seda Lätist tulevat transiiti. Minu meelest neid inimesi, keda see nagu häirib, on võrdlemisi vähe, et ettevõtjad kui sellised ei taha kindlasti seda, et need nüüd kuidagi suunaksime jõuga sealt teiselt poolt välja minema. Et kõik see Kilingi-Nõmme elu pärast seda, kui see ilus korras maantee ehitati ju tegelikult nii vaikseks jäigi. Et need, ma arvan, et see rekkade ümbersuunamine teiselt pool Viljandi poolt otsast välja ei ole nagu väga mõistlik. Et meil alles tekkis tegelikult siia ju majutusasutus kuskil, ma nüüd praegu natuke olen Eiko sinu käes on siit äkki sa näited, et meil on sinna meil tekkis värske majutusasutus ja nüüd sealt mööda sõides, siis seal rekkad peatuvad, et ma nagu ei ole väga valmis rekkaid ümber suunama. Et ma arvan, et see ei tee nii palju paha ja kui me teeme selle 30 kilomeetri piirangu, et see ei ole ka ületamatu, ma arvan. Ja üks kommentaar veel on, kui Ülle rääkis sellest samast päästehoonest, siis tegelikult need on ajaloolised hooned eelmisel sajandi alguses ehitatud ja need on nüüd siis linnarahva annetuste poolt, siis vabatahtlike päästjate poolt ehitatud. Täna on nad Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi Siges ja minu teada uus komando peaks nüüd kohe hakatama ehitama, et need päästekomando kui selline kolib siit välja. Ja selles mõttes jah, on plaan sellest muuseumi ala teha, mis seoks ka hästi ära selle suvelauaga. Kuidas see läheb, ei oska kommenteerida ja kunas see saama hakkab, aga jah, see on selline ka, ütleme siis selle linna südame sümbol. Tegelikult mul oli küsimus natuke ka veel laiem, et mis nüüd ütleme siis Kilingi-Nõmmes või ka siis vallas laiemalt, et kes need on need suuremad sellised tööandjad ja millega kohalik elanikkond nagu on hõivatud üldse või
mis neile leiva lauale toob. Kas on mingisuguseid konkreetseid selliseid suuremaid elujõulisemaid firmasid, kes nagu kujundavad seda tööturgu või on see pigem killustunud väikeste firmade vahel see tööturg? Kõige suurem tööandja on Saarte vald ja sealt ei saa üle ega ümber. Teisel kohal peakski olema tarbijate ühistu ja meil on metallitööstus, aga see on Tihemetsas, on üks suuremate seas. Siis on meil mõned põllumajandusettevõtted, üks Surjus, teine Talikülas ja tegelikult Talil on vist 2 lausa. Ja siis on selliseid väiksemaid, et meil on tegelikult Kilingi-Nõmmes on mööbli või nad teevad mingeid siukseid mööblidetaile, eks. Aga olgem ausad, valdavalt käiakse Pärnus tööl või siis ka Viljandis. Et meil ei ole väga selliseid suuri tööandjaid paraku. Selge, aitäh. Aga nii, ma ei tea, kas kellelgi siin on... Jaak Uimerit vaatas selle läbi ja ma võtsin selle teksti kaasa, et mis tema küsis, et... Üks küsimus on tulnud meilit siin. Ma loen selle kõik ette. Alla kirjatanu meelest on Kilingi-Nõmme linna põhiprobleemiks ansamblilikkuse puudumine keskuse Pärnu tänava põhjaosas, kus domineerib juhuslikkus ja eelnevate olude sund ja pärand. Võib-olla peaks ülesandes just rõhutama põhjaosa linnaruumile keskendumise vajalikkust. Seal peaks andma ka teatud planeeringuliste ettepanekute tegemise võimalused, kaasa arvatud kontaktvööndi piires. Hetkel meil ei ole kontaktvööndit, aga võib-olla peaks siis määrama. Järsku ka hoonestuse korrastamist ja lisamist lubama või nõudma. Kindlasti tuleks tähistada perspektiivselt soovituslikult lammutatavad hooneid, kui neid on näiteks vana turuala ja et ega ka need kõlakoja või suvelava abihooned pole suuremad asjad. Ja et see seab kahtluse alla ka siis selle kõlakoja või suvelava avamise Pärnu tänavalt, kuna seal on see vabadussamba ausamba park ees, et võib-olla see ei ole võimalik. Ma ise mõtlesin, et meil on üks teema on seal sees ka need linnaruumis asuvad viited, et need tuleb korrastada, et praegu need suunaviidad seal on kohati ekslikud, et selle ülesande või võistluse idee käigus tuleks enda ka selle viitede lahenduse. Ja siis ma panin siia lõpuks selle slaidi, et mis seal siis on, jah, kohalikele teeb ka muret, siis see kolehoone seal Konsumi vastas, siis seal on see pilt sellest turuplatsist. Kui mina kell 8 hommikul suvel läksin vallavalitsusse, minu jaoks oli see hästi siuke tore koht või siis samamoodi õhtul kella 9 see vana turuplats või midagi nagu, mulle seal meeldis olla, aga ma saan aru jah, et see ei ole jätkusuutlik, et kas me peaksime selle teemaga ka tegelema, küsib Jaak. Siin kommentaariks ma kohe ütlen, et see ülemine hoone, mis ei ole vist kunagi veel ka valmis saanud, et see on arhitekt Ilmar Jalase tehtud kunagi vist 90ndate alguses üks, mäletan, mis ta funktsioon oli, kas ta oli kaubakeskus mälu järgi. Ja et kas iseenesest projektina oli see tollel ajal uhke ja lennukas, et kas sellel ilmselt on mingisugune omanik ja kas on teada, mis on selle omaniku kavatsused selle hoone osas? Omanik oli ka meil seal kaasamisüritusel ja rahvas või oli Koobi esindaja oli ja rahvas üritas talt pressida välja lubadust, et see hoone lammutatakse, ta ei tahtnud seda öelda päriselt, aga ma ei saa garanteerida jah, nad teavad, et probleem on olemas. Ei, aga alati on variant ka see, et see hoone ehitatakse valmis ja saab selle funktsiooni, milleks teda kunagi kavandati, et kas sellest on ka juttu olnud? Ma arvan, et tänase selle rohepöörde kontekstis oleks võib-olla äge, kui sealt võtta mingi sein ära ja sinna mingi funktsioon sisse panna, et minu jaoks tema ei ole üldse kole, et seda võib-olla saab rikastada endise Ilmar Jalase kolleegina, et see projekt oli omal ajal
väga uhke ja lennukas, et noh, et juhul kui sellel oleks omanikul mingi funktsioon, et see valmis ehitada, siis ta võiks olla väga äge hoone seal. Et noh, praegu me vaatame seda seisu, milles seda jäänud on, eks, ja see tekitab meis emotsiooni, et sellisel kujul me ei tahaks teda seal näha, aga noh, kui oleks kellegi huvi see asi nagu talle funktsioon sisse panna, et kindlasti oleks see juba ka siukse rohemõtte valguses parem, kui hoone ära lammutada ja tulevikus, kui tekib kellegi mingi vajadus mingit uut hoonet ehitada, hakata täiesti nullist uut hoonet ehitama. Ma kommenteerin seda Kolemaja küsimust ainult natukene nii palju, et see ongi selline, kes on Kilingi-Nõmme eluga kursis rohkem, see kindlasti leiab, kuidas see kõik on siiamaani jõudnud selles mõttes, et tegelikult see oli veel suht alles hiljuti täiesti eraomandis ja tarbijad majandusühistus nüüd omandas selle võrdlemisi alles, see oli vist 20 aasta lõpp või 21 algus kuidagi nii. Ja neil, ma julgen päris kindlalt väita, ei ole plaani sellega midagi tegema hakata, kui siis ainult seda lammutada. Et sinna sisse nad kindlasti midagi praegu tegema ei hakka, et Kilingi-Nõmme paraku ei ole nii perspektiivne, et majandusühistu sinna nüüd näiteks teise kaupluse või restorani või ma ei tea, mida iganes sinna teeks. Või võõraste maja või? Või võõraste maja, jah. Kas oli samal ajal selle Krossi poole? Jah, Ülle suunab asjast huvitatud õiges suunas, et see oli tõesti seotud selle võimalik Krossi poe tulekuga, et Krossi pood nüüd on paar kinnistut edasi Pärnu poole. Ehitusload on väljastatud, et vast kui läheb ehitusega natuke lihtsamaks, siis on ka Krossi pood tulemas. Et aga jah, turuhoone, ega nad ilusad ju välja ei näe, et siin kõik näevad seda olukorda ja ma nüüd selles osas ei ole majandusühistu seisukohta või perspektiivi nagu küll kuulnud, et ega seal ülearu palju midagi viimastel aastatel minust värskendatud ei ole, et noh, need lauad said minu meelest uued tehtud sinna, et need olid ka päris, noh, veel koledamad, eks ole. Aga väga... Küsin korra veel, et kas linnal on reaalselt vajadust mingisuguste uute hoonete või mingite mahtude järgi, et kui me vaatame näiteks see ala, mis on seal vallavalitsuse bussijaama vahel, sinna ju saaks teha mingit maju, et kas oleks vaja näidata mingit võimalikku perspektiivi, mida hoonestada? Jah, just, et vallal konkreetselt ei ole vaja, et me praegu pigem tegeleme oma olemasoleva kinnisvara vähendamisega, et seda haldamiskoormust vähemaks saada. Et meie ei näe seda vajadust. Või kas linnas üldiselt võiks olla vajadust mingite pindade järgi või mille järgi? Ja ei, no vallal on üks konkreetne vajadus, meil on vaja sotsiaalmaja kui sellisteks, aga seda ei hakka kuskile sellisesse linnakeskusesse tegema. Ja praegu on eriti aktuaalne see, et meil ei ole väga üüripindasid selles mõttes küll, jah, aga sellel on üks ainumas põhjus tegelikult on Ukraina sõjapõgenikud, et meie oleme selle lihtsalt saanud lahendada Tihemetsas oleva kunagise ühiselamu baasilt, eks. Et meil on eraettevõtja, kes neid põgenikke majutab. Aga tulenevalt jah, sellest on nüüd Saarde vallas küll olukord, et üüripindasid kui selliseid ei ole nagu väga võtta, et kui seda elamise jaoks. Et äripindasid võib-olla veel natukene leiab, aga ega neid ka ülearu ei ole, aga samas ma ütlen, mina julgen küll nüüd öelda, et see vajadus on nii on, aga muidugi tuleb mõelda perspektiivselt loomulikult. Nii, aga mõelge siis vaadake seda sama hoonet, et võib-olla on seda võimalik mingiteks üüripindadeks ümber ehitada, et praegu peale vaadates teadmata nüüd täpselt seda plaanilahendust, aga tunne on, et siin oleks näiteks juba pool tööd võib-olla tehtud, saate kaks asja. Ühe korraga saate ühe maja ära lõpetatud ja saate üüripinnad, mida te vajate. Seal tekib, kohe ma võin juba lubada, et tekib see olukord, et kõik saavad aru, aga mitte minu tagahoovi, et sinna kindlasti me oleme üritanud seda, et sinna ma ei näe, et see võimalik on. Ja üks kommentaar veel, et need samad kas üüripinnad on nii jõudsed, et keegi ei taha oma tagahoovi, see on nagu üllatus. Ma kommenteerin ise siis.
meil on, nagu ma ütlesin, vallal on vaja sotsiaalpindasid ja see tähendab paraku reeglina ühte ainsamat asja, et võib-olla need kliendid, kes seda teenust vajavad, ei ole kõige esinduslikumad, kui nii hästi ilusasti öelda. Ja see on täpselt seal niimoodi keskalal, poed, asjad kõik, et see ei ole nagu see kõige parem koht, kuhu sellist maja teha. Kindlasti tarbivad rõõmuga avaliku ruumi. Absoluutselt, just. Mahus on täpselt keskuses ja sotsiaalmajad ehk uued ehti just korda ühikad olid täpselt keskuses ja seal linnale jäi. Jah, et võib-olla vaata, kui ta oleks mingi juba ühikad, eks ole, aga see on nii selline, et ma ütlen, et olles natukene aega nüüd juba olnud vallavanem ja natuke enne seda veel abivallavanem, et siis ma näen, et seal nagu ei ole väga see asi ei lenda. Et me oleme üritanud isegi väiksemasse külla seda mõtet nagu maha müüa, et meil oli vallal endal seal selline oluliselt mastaabilt väiksem hoone, aga sellest tekkis ka suur pahandus ainult ja et Kilingi-Nõmme, see konkreetne piirkond ei ole kõige parem seda asja nagu minu meelest üldse mõelda, et ma väga tahaks seda maja kuskile, aga selle piirkonna ma jätaks nagu selles osas rahule. Ja ma natuke tegelikult kommenteerin selle sama maja olemust täna, et see maja on linna noorte hulgas nimetuse saanud Ehka, ma ei tea küll mille pärast, aga seal on ka seina peale kirjutatud Ehka, et seal käivad noored kogunemas ja päris tihedalt ja siit on nagu see mõte ka, et mida meil vaja on. Ma arvan, et noortele on ruumi vaja, sellist privaatset ja mõnusat kohta linnapilti. Noortekeskus, palud. Noortekeskus on sellest Ehkast 200 meetrit edasi on tegelikult olemas, et miks nad siis seal ei käi? Ei tohi seda ära lõhkuda, ta peabki täpselt niimoodi jääma alles. Sest nad tahavad privaatset kohta, kus nad saaksid natukene pahandust teha ja piire kombata. Ja, aga see tähendab seda, et seal on juba õnnetusi juhtunud, et nad armastavad roonid, isegi seal kui on kinni pandud, nad roonid suudab kuidagi ikka roonida sinna ja kõik on sealt alla kukkunud, ühesõnaga see on nagu probleem. Ja teine, mis jäi mainimata, et see on nendes samades hoonetes siin, kus on Turuplats, siin on nüüd tegelikult sees Taara vastuvõtupunkt, siis on selline, ütleme siis väike suvekohvik, mis avatakse siis kui on mingid peod või üritused ja autoremontikoks. Need hooned on tegelikult täpselt samuti majandusühistu omad ja Turuplats on ka majandusühistu kinnistul. Kui me nüüd räägime sellest samast bussijaamast, mis on siin, siis see oleks näiteks Turuplatsi mõistes, kui nüüd küsida, et mida vald nagu soovib näha. Kuhu nüüd see noorte kogunemiskoht teha, pakkuge välja. No näiteks ega lauluväljak on teine selline koht, kus nad käivad lõket tegemas ja vaikselt seal laval suitsu tegemas. Absoluutselt. Aga mis nüüd puudutab selliseid, neid samasid sotsiaalkortereid, mida me siin mõtlesime teha, et siis ka vanemal generatsioonil sotsiaalselt ma ei taha üldse seda sõna kasutada, aga nemad ka kogunevad, nemad istuvad siin selle Ausamba platsi ees on 2 pinki ja teine on siit sama selle vana maapanga hoone külje peal istuvad nemad, et neil ei ole ka sellist kohta, kus nad võiksid siis istuda, ma ei tea, olgu siis pangalo, kus nad saavad siis väikse pudeli õlut ära rääkida ja kaarte mängida või midagi sellist. Et see koht ka tegelikult linnapildis puudub. Et tegelikult jah, neid kohtasid on, mida võiks olla. Et ma arvan, et siis see tulevane keskväljak võikski võtta need kokku need kõik erinevad grupid ja natuke selle suunata natuke laiemalt aktsepteeritavamatesse tegevustesse. Et tundub, et huvilisi on. Jah, huvilisi tegelikult on, aga ma panen ka tähele, et ega see nendel noortel nad käivadki ja neil on nagu võimalused olemas selle poolel oleva maja osas, selle natuke nurva taga oleva laululava osas ja natuke metsistunud pargi osas, kus nad siis käivad. Et eks ta on ja need, kes niisama istuvad ja pensionärid, kes jalga puhkavad ja tahaksid malet mängida, siis neil on ka see võimalus ära võetud, sest
sest kunagi oli siinsamasel Järve tänaval oli niisugune õllesaal, väga popp koht, kus siis hommikuti kell 6 oli ta lahti ja õhtul kell 12 pandi kinni ja seal siis käidi siis kaarte mängimas ja õlut joomas ja malet mängimas ja kabet ja niisugune, ütleme, keskuselu käis siis siin. Kui see kinni pandi, siis oligi kogu see kontingent oli siis linnapildis. Ma korra nüüd täpsustan selles mõttes, et jaa, see õllesaal oli tore, aga meil on praegu ka kohvikud, aga nad tahavad väljas istuda, et selles mõttes. Mul on üks sõber, kes on hakanud investeerima sinna Kilingi-Nõmmesse ja tema ütleb, et sealt puudub just selline mõnus ubane kohvik, midagi sellist nagu on Viljandis Rohelise Maja kohvik, et kui see seal oleks, siis kõik tuleksid sinna. Teate, ma ei taha olla see tujuriku ja ikka alati ütleb, et ma olen tujuriku, aga ma nagu meil on üritatud, eks ole, seda kohvikut ja kõike puha ja alguses oli väga palju huvilisi. Ei saa öelda, et see viimane tekkinud kohvik ikkagi nagu on või võrdlemisi ubane või vähemalt sinna poole püüeldakse ja Rohelise kohvikuga ei tasu seda veel võrrelda või kodukohvikuga Viljandiseks, aga paraku sellises väikeses kohas nad tahavad istuda pigem kuskil väljas või siis kodus. Et see meie elanike arv ja kõik ja meil ei ole, see ongi nagu see üks keskvälja idee ka, et meil oleks midagi ägedat, mida kuvada väljapoole, mis nagu võib-olla kutsuks vaatama seda ägedat keskväljakut, et siis võib-olla on sellel asjal nagu jume, et ma ei saa öelda, et meil neid läbisõitvaid inimesi vähe oleks, aga alati võiks olla rohkem, mis annaks võimaluse ka ettevõtlusega nagu paremini tegutseda, et praegusel juhul on ettevõttel üsna keeruline sinna midagi nii ägedat teha, sest et see klientuur on nii väike. Ja nagu sa ütlesid, siis suht vara õhtul on elu läbi ja suht vara hommikul ta pole ka veel alanud, et paraku ta praegu nii on. Kas seda kohvikut kaardi peal saaksite näidata? Ikka saab, ei. See ole tähistatud. Tuleb 7 kohvik. Ja siis see 12 on nagu ka mingi selline, see on nagu selline paari moodi asi. Siin on see lagunenud maja ja siin on need turu. Nii, aga nüüd ma võib-olla tuleks nagu selle võistluse ja üldse selle kogu selle võistluste programmi sellise idee juurde, algidee juurde tagasi, et miks me tegelikult neid asju nagu teeme. Et eesmärk on ju ikkagi see, et kuidagi anda sellele kohalikule kogukonnale või sellele asulale või linnale mingisugune selline uus hingamine, et leida üles tema identiteet või vajadusel tekitada see uus identiteet, et inimesed hakkaksid seda kohta uuesti hindama. Järgmine küsimus on eks juba see, et kuidas te ise ennast näete ennast kahaneva väikelinnana, näete te, et tulevikus võiks sinna hakata noori tulema ja elanikkond peaks hakkama tulevikus noorenema. Ühesõnaga, kuidas te ennast ise identifitseerite ja kuidas te tahate, et läbi selle, mis siis valmis ehitatakse, loodan tulevikus teile, et kuidas see koht ennast ise nagu määratleb? Jah, nagu sa ütlesid, et ega me täna ennast ei oskagi väga ära määrata. Küll aga me ei taha olla väike vanane vaedling, kus siis elu mööda seda riigimaanteed mööda tuiskab. Küll aga seda rohelust ja seda rahu ei tahaks ka ära võtta, et see tahaks kindlasti jääda. Sellist sümbolit, sümboli me korra ütlesime, see sama seen, see metsapealinn 2007 aastal. Ja ega meil tegelikult midagi head või sellist nagu ette näidata ei ole, et jah, ma ei tea, küll ei oska. Tundub nüüd, et Eiko läheb tundurikuks, aga see oli küll nagu õige, et me ei taha või me ei näe või me üritame ise sellest piiriäärsest vananevast väikelinnast ikkagi tegelikult nagu midagi muud teha või olla. Ja ma ütlen, lähiaastate võib-olla selline suurem mõte on olnud see või vähemalt me üritame nüüd uute nende meetmete raames jõuda sinnani, et meil on tegelikult loodud bussiühendus Läti lähi nende suuremate linnadega
ja mõlemal suunal, et muidu see selline piiriülene, see jääb piiri peal seisma, eks ole, ja tuleb tagasi sealt järjest meil, et aga et me pikendaksime neid bussiliine nagu Lätti ja Lätist siiapoole ka, et tekitada see mugavam liikumine ja see on nüüd nagu see, mida me Kilingi-Nõmmes ja Saardes oleme mõelnud, et meil peaks olema selleks hetkeks, kui meil õnnestub see projektis nagu see koostööprojekt nii-öelda luua, et meil oleks siinpool midagi ägedat, mida siis lätlastele näiteks nagu näidata, miks nad tahaksid jääda mitte lihtsalt läbi sõita, vaid et nad tahaksid mõned tunnid kas või siin Kilingi-Nõmmes nagu aega ka veeta, et me ei taha olla see väike väljasurev vald, linn vananeb või mis iganes, eks ole, et me tahaks olla nagu ägedad. No selleks see programm meil ongi, et seda arengut võimalusel pöörata, seda arengujoont ja see on teil kindlasti ainulaadne võimalus, kui see võistlus õnnestub ja tõesti see õnnestuks ka välja ehitada. Nii et siin tuleks nagu jah, selles mõttes nagu tulevikku vaadata ja kindlasti peaksite te ka ise selle kuvandi loomega nagu aktiivselt hakkama tegelema, et mis on teie tuleviku nägemus üldse Kilingi-Nõmmest ja keda te tulevikus näete üldse nende Kilingi-Nõmme elanikena. Milliseid samme selleks oleks vaja astuda, et inimestel oleks see koht atraktiivne ja siia pigem tuleks inimesi juurde, kui siit ära läheks, et see kõik on tegelikult selline kuvandi loomise küsimus ja läbi ka sellise avaliku ruumiga seda kuvandit tegelikult loome. kaasamisürituselt jäi kindlasti positiivne mulje, et seal oli väga palju selliseid aktiivseid noori ja tundus, et mõned on just üsna värskelt sinna tulnud elama, et ma arvan küll, et olukord ei ole pessimistlik. Tore, aga ma ei tea, siis äkki selle positiivse noodiga lõpetame täna ja täname teid, et saite tulla siia ja oma seletusi anda ja ma usun, et nendest seletustest on kindlasti võistlejatele väga palju abi. Nii et aitäh teile ja loodame siis, et palju võistlejad või kindlasti kõik võistlejad vaatavad seda videot ja saavad siit palju juhiseid, kuidas siis selle võistlusega siis edasi minna. Aitäh teile!